tere kõigile! Ema armastus on nagu kangesepuhas vesi, mis voolab igavesti ilma ühegi tingimuseta. Mälestuste radadelt toome teieni täna loo. Loo, kus mina kaob ja jääb vaid tingimusteta pühendumus. Liituge meiega kangese pühade vaadete keskel, mil kirjeldan teile liigutavat lugu tuntud kirjaniku Rajesh Chandrani Madanlal Jaini sulest. Minu ema, kui väga ta mind armastas ja millise andumusega. 19. detsember 2019. Kui ema oli veel siin maailmas meiega. Kõige parem on alustada algusest. Kui ma kasvasin lapsepõlve süütusest mõistmise suunas, leidsin meie kodu olevat täis elu. Selle suure pere keskel oli ema lähedus mulle kõige kallim. Tema hellus oli minu suurim jõud. Kodus oli ka teisi õdesid vendi ja ema pidi kõige eest hoolitsema. Ta tasakaalustas kohustusi pere ja usu ees imetlusväärse stabiilsusega. Tal jäi enda jaoks väga vähe aega. Kui sain vanemaks, mõistsin üht sügavat tõde. Ta oli palju tagasihoidlikum ja rahumeelsem kui keegi teine. Ma ei näinud teda kunagi kellegi peale vihasena. Ma ei näinud teda kunagi ärritununa. Võib-olla oli see sel ajal iga ema loomulik voorus. Täiusliku kodupere naise eeskuju. Aja möödudes ja minu mõistmise selginedes. Märkasin temas omadust, mida ma ei näinud ühelgi teisel. See oli tema tingimusteta elustiil. Ta nõustus pere, naabrite ja ühiskonna iga tingimusega. Kuid tal endal ei olnud kunagi teiste suhtes mingeid tingimusi. Täna, olles maailma tundma õppinud, mõistan, et selline omakasupüüdmatus on äärmiselt haruldane. Oma eksistentsi täielik sulandamine teiste eksistentsi ei ole kerge ülesanne. Ja seda mitte ainult hetkeks, vaid kogu eluks. Kahtlemata oli ta täiesti eriline inimene. Inimlik erand, kui nii võib öelda. Selles vankumatus lihtsuses nägin mõnikord õnnelikke hetki. Eriti tema reisidel lapsepõlvekoju. Lalitpur on tema sünnipaik. Ta kaotas oma isa ja venna juba 8. eluaastani. Pärast seda möödus vanaema ja ema elu onu pere juures. Lapsepõlves, kui külastasime seal sugulasi. Mõistsime, kust need minu ema üllad väärtused pärinesid. Lalitpuris olles tekkis tema häälde sisemise rahutunne. Seal elavad tänaseni meie nõbude pered. Nad on tagasihoidlikud, kuid mõtetelt väga üllad. Nad kohtlesid ema alati sügava austusega. Mul oli hea meel näha, kuidas tema väikesed soovid seal täitusid. Lalitpuri tänavatel tundis ta end tõeliselt koduselt. Naasen taas oma vestluse juurde emast. Usulise kasvatuse tõttu olid emal suured ootused. Ta lootis, et me õed-vennad mõistame usku ja õpime tekste. Minu õed-vennad said sellega hakkama. Kuid minu huvi õppimise vastu oli tol ajal veidi väiksem. Hiljem elasin töö tõttu sageli kodust eemal. Nii jäi minu lapsepõlves alanud mahajäämus vaimses praktikas. Püsima varjuna kogu eluks. 5 aastat tagasi, pärast isa lahkumist, hakkas ema tervis halvenema. Viimased 2 aastat on ta olnud haiguse tõttu voodis. Noorema venna pere hoolitseb tema eest tohutu armastusega. Tema keha kaalub nüüd tõenäoliselt vaid 25 kilogrammi. Kuid nendeski rasketes oludes jääb tema hingejõud vankumatuks. Ta sööb nüüd vaid 1 toidukorra päevas. Ta keskendub täielikult vaimse vabanemise teele. Hoolimata füüsilisest nõrkusest on ta vaimselt imeliselt selge. Tal on tähelepanuväärne intelligentsus. Ta mäletab siiani peast kõike, mida on elu jooksul õppinud. Tema maailm piirdub nüüd 1 väikese toaga. Kuid ka seal ei ole tema poolt kuulda ühtegi kaebust. Maised asjad näivad talle nüüd tühised. Ta kordab sageli üht tarkusest pakatavat lauset. Andestus kõigilt, andestus kõigile. Ta palub andestust neilt, keda ta on võinud häirida. Ja andestab kergelt kõigile, kes on talle haiget teinud. Minu vanem õde Kiran on seda tõde väga selgelt mõistnud. Ta loeb emale iga päev telefonis tekste. Ema mäletab kõike, kuid kuulab sellegipoolest sügava liigutusega. Nagu öeldud, olen vaimses mõttes tema mahajäänud poeg. Kauguse tõttu ei saa ma teda vahetult voodiserval teenida. Umbes 2 kuud tagasi tekkis mul ilus mõte, et kui ka mina talle loeksin, suureneks tema rõõm. Sellest ajast saati helistan talle igal puhkepäeval.
ta ootab mu kõnet pikisilmi ja on väga rõõmus. meie vestluse ajal palub ta mul lugeda erinevaid tekste. viimased 2 nädalat on tal üks eriline soov. ta tahab kuulda Bhaktamar stotrat minu häälega. Sanskriti täpne hääldus on mulle suur väljakutse. ta teab kõike peast ilma ühegi veata. kuid nende kuulmine oma poja häälega annab talle lõputu rahu. selle tegemine tund aega nädalas võib panna mõne mõtlema, kui vähe mu ema minult palub. kuid tegelikult tema teab ja mina tean tõde, et ta ootab minult midagi suurt. Mami ootab, et ma käiksin hinge vabanemise teed. tema elus on näha imelist harmooniat. maisest vaatepunktist teostab tema elu seda lauset. teiste heaks elamine on tõeline elud. kuid samal ajal voolas temas alati ka hinge puhastamise vaim. ta õpetas meile kõlbelisi väärtusi juba maast madalast. hiljem andis ta mõlemale mu tütrele samad väärtused. tema kaitse all puhkes õitsele ka minjate isiksus. ta oli eeskujuks kõigile oma lastelastele. ta ütles alati tõsidusega: halvast rääkimine levitab halba. seetõttu vaid headest asjadest rääkimine suudab kustutada halva. ema iseloomu meenutades ütleb õde Kiran: ema hoidus alati võõrastest asjadest. ta õpetas meile, et eristamisel minu ja sinu vahel ei ole mingit kasu. see õpetus on täna meie kõige väärtuslikum vara. põhjus, miks meid ühiskonnas austatakse. me usume ühtsusse, mitte kunagi tülisse. ema andis meile vaimsed väärtused, et saaksime puhastada oma hinge. et vabaneda sünni ja surma kannatustest. kuupäev 26. aprill 2022. ta ei tahtnud oma lastelt midagi materiaalset. ta tahtis vaid, et me leiaksime tõe ja omandaksime tarkuse. ema armastus on nagu suurte õpetajate arm, mis inspireerib kõiki olendeid õnnele. 26. aprill 2020 ema lahkus. see oli raske aeg keset pandeemiat. sellest ajast peale lõime igapäevase ühise lugemise traditsiooni. ja see traditsioon jätkub uhkusega tänaseni. pühendame selle tunni ema viimasele soovile. Kiran, Shobha ja Rachna hoiavad seda traditsiooni koos. täna, kummardades austusega oma ema mälestuse ees, jagan seda lugu uuesti. kuulsite äsja Rajesi sõnalist kingitust oma emale. elavat traditsiooni, mis kunagi ei peatu. tõeline armastus peitub hinge ülendamises. täna ei ole ema füüsiliselt meiega, kuid perepalve hoiab tema tahet alati elavana. hea valimine on siiraim austusavaldus emale. täna jagame raske südamega, et Rajesi noorem õde Shobha lahkus 2026 jaanuaris. järgides ema teed teekonnal igavikku, avaldame sügavat kaastunnet ka sellele imelisele tütrele. see oli selleks korraks kõik. suur tänu!